Kes teab, see teab. Driftikaga juhtus siuke väike õnnetus. See on siin vahepeal Kuvaldat saanud ja naelpüstolit. Kuule. Yeah. Ja siuke vanaraua hunnik on sellest ainult alles. Siin on mingid suvalised sillad all. Nagu näha, siis mootorit ka ei ole enam. Ja seest oli juba päris tühi, aga siin sees ei ole ka enam mitte midagi. Põhimõtteliselt ainuke asi, mis sellel autol terveks jäi, oli nagu siit maalt kuni kuhugi natuke siiamaani ja siis tagaklaas, nii et kõik muu oli suht kasutuskõlbmatu. Siin on kuidagi kuuliaugud tekkinud. Võib-olla oli naelapüstol, võib-olla oli tegelikult naelapüstol. Et kõik küsivad, mis driftikast saanud on. See on saanud. See on siin seisnud mingi, ma ei tea kui kaua, 6 aega. 1,5 kuud umbes. Midagi siukest. Igatahes see on siin, põhimõtteliselt sellest on saanud vanaraua ladu, et siia me oleme lihtsalt loopinud kõike kräppi, mis on üle jäänud uue driftika ehitusest. Ja minu autost. Ja sinu autost. Ja golfist. Ja igatahes siia on kõik vana raud lennanud. Aga põhimõtteliselt kõik, mida kannatas kasutada, kõik kraapisime siit tühjaks ja ladusime uude driftikasse. Uus driftikas on 75% valmis, 90, 75, midagi siukest. 85. Midagi seal vahepeal. Lähen vaatame üle. Take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crushed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to... See ongi siis mu uus driftikas. Peale vaadates väga palju erinev ei ole. Mõned väiksemad muudatused on juhtunud. Aga enne kui räägime sellest, siis kiired tänusõnad kindlasti kõigile, kes nägid ühte videot ja viskasid natuke sulli, ehk ma lubasin kõigi nimed panna auto peale. See tuleb tõenäoliselt ülejärgmises videos või millestki. Igatahes ma räägin täpsemalt, kui palju kõik asjad maksid. Mis iganes, palju ma siia alla kõik raha ladusin, mida oli räigelt palju. Suur tänu Krisile kaamera taga, kes veetis räigelt palju unetuid öid, et see asi lõpuks käima saada. Keda me veel võiks tänada? Marki, Mark aitas meid väga palju. Siis, kes meid veel aitas? Kirill. Taiks aitas vahepeal. Igatahes kõik, kes siit garaažist läbi käisid ja aitasid nõu ja jõuga, igatahes suur tänu teile. Ja lisaks aitas ka mind Car Vertical ning enne kui ma autost räägin, siis räägime kiiresti Car Verticalist. Tänud siis ka Car Verticali, kes väga aitas mind selle autoga. Kuna täpselt selle auto vinniga toimus midagi väga veidrat, siis nad saatsid mulle ühe teise M3 vinni. Siin siis paned VIN-koodi järgi, saad tšekkida auto ajalugu. Vaatame kiiresti läbi. Alguses näitab kohe ära, et läbisõiduga on kõik korras, varastatud ei ole, aga siin on mingi õnnetus juhtunud. Siis kui me scrollime alla, kus see on toodetud, regatud USAs, hooldatud USAs, hooldatud. No päris pikalt on USAs olnud ja 2016 aastal on matsu pannud ja siis on toodud Saksamaale ja Saksamaal sõitnud, Soomes sõitnud ja siis on lõpuks omadega Eestisse jõudnud. Nii et kui see on sinu auto ja sa ei teadnud seda, siis võta heaks, aga sorry. Scrollime alla poole, siin näitab veel kõik ära, millena seda autot on kasutatud. Varastatud ei olnud seda kuskilt. Läbisõiduga tundub, et kõik on timmis.
ja vaatame, kohe peaks piltideni jõudma. Enne räägib ka sellest kahjustusest ära. Päris suur mats on olnud, kui remondikulu on 15–20 000 olnud. Ütleb ära kõik, mis on vigane ja leiame kohe pildid ka ülesse. Siin on veel natuke infot auto kohta, E46 M3. Siin on veel pikalt lisadest kirjas ja pilt, saad neid seda või? Ei ole. Igatahes see on päris õnnetult matsu pannud, nii et jah. Igatahes kõigile, kes hakkavad uut autot ostma, siis soovitan seda kasutada. Järgmises videos näete võib-olla ühte uut autot ja ma kasutasin täpselt seda sama asja enne, kui see auto sai ostetud. Aga kaua me ikka sellest jaurame, jätkame kuradi driftika näitamist. Tänud Car Verticalile. Link on all descriptionis, saate 10% soodukat, kui selle kaudu ostate ühe aruande. Okei, räägime alguses üldiselt autost. Nagu näha, siis tegemist on jätkuvalt E46 kupeega, ühe väikse erinevusega. See tagatiib on natuke laiem. Ma ei tea. Kui sa tead E46, siis sa saad aru, aga tegemist on päris M3 kerega, nii et nüüd ma saan öelda, et mul on päriselt M3 või M328, nagu ma seda nimetan. Aga hakkame otsast pihta, hakkame otsast liikuma. Ees on siis nagu ikka tiivad ja vana kapott, need jäid suht need jäid päris heasse korda võrreldes, mis eelmise autoga juhtus. Ees on veel nii palju muutunud, et sai vist, ma ei tea, kas see on vähemalt mulle öeldi, et see on OM M3 stange. Siin taga on OM M3 Carbon see kuradi stange tala. Siis jäid M3 need vanad tuled jäid peale. Tegime siia ägedama augu, see hoiab kapotti kinni praegu. Tegime siia veits ägedama augu, sellepärast, et kellegile väga ei meeldinud need pisikesed augud ja ütleme ausalt, et see näeb tõesti kordades parem välja. Eelmise autoga läks radikas katki, sai uus radikas ette ja uus ventikas ka tulemas. Uus ventikas tuleb varsti, jah, ma ei ole seda veel kätte saanud. Uksed, kus me need uksed sai? Uksed jäid ka, need tulid koos kerega kaasa, sest et eelmised olid natuke kõverad. Need on tavalised uksed, aga M3 pealt. Tagapool ajutiliselt on veel vana kapott peal. Panin oma pagassiluuk. Või pagassiluuk, jah, sorry. Täna on 30 mingi 3 kraadi soojus hakkab pähe juba vaikselt. 32. See asendub mingi aeg plastikuga, varsti millalgi peaks jõudma. Siis, kuna see eelmine stange ei olnud M3, siis ta ei istu väga hästi, et kui keegi väga hea hinnaga M3 stanget tahab mu suunas visata, siis võib-olla võite kirjutada. Muidugi on all ka Eesti kõige otsema otsetoru, nii et kui teile ikkagi jätkuvalt ei meeldinud see, siis võite persse minna. Siinpool on kõik suht sama, panime vanad klaasid, sellepärast et need olid toonitud, see ei pea eraldi toonima, kuna kile peab olema. Ustesse panime ka vanad klaasid sisse, seepärast et nendel oli juba turvakile peal. Ette vahepeal on saanud uued väljed, nendega siis peaks sõitma. Peale läksid Toyo Proxys TR1, mis peaks olema ülihead rehvid. Ja väljaspoolt veel tegime ühe selle kojamehe, sest et ma ei tea, see näeb veits pullim välja. Ja, vaatame seespoolt ka või. Seespoolt siis, kuna siin istet ei ole, siis siit poolt on lihtsam praegult näidata. Taga on turvapuur või kaar tähendab. See on tehtud Saaremaal keevitusmehe poolt, kes tänud, et said nii kiiresti ruttu ära teha selle. Jaa. Ma unustasin rääkida, see auto kere vedeles Saaremaal lihtsalt niisama ja sain selle omanikuga jutule, sain ta suht okei hinnaga kätte. Keevitusmees võttis selle peale, pani ruttu kaare sisse ja siis toodi see siia ära. Taha siis veel panime uue vaheseina, sest et see on natuke viisakam, see tuleb veel halliks värvida. Jah. Aga see on palju viisakam kui eelmine oli. Siis
Kris tegi ägeda bracketi massile, mis on suht tugev. Ja ta tegi ägeda juhtmestiku, nii et põhimõtteliselt me loopisime kõik ebavajalikud juhtmed välja ja panime uue kaitsmekarbi sinna alla või noh, Kris pani ägeda kaitsmekarbi sinna, et ei peaks seda vana suurt asja kasutama ja siis keskele sai uus vähe uhkem nupupaneel või noh, vähe viisakam. Pedasime uued hüdrokatorud taha, ees klapituuritorud ühendatud. Oota, kas me istmetest rääkisin? Mul olid eelmine kord juba need istmed. Ja, need vanad istmed läksid siia sisse. Hüdrokaga tegime siukse triki, et iskasime selle teistpidi sisse, panime teistpidi käima. Näeb, või noh, võtab siin vähe ruumi ja vähe lihtsam oli seda kinnitada. Ja noh, rool jäi samaks. Meil oli väike error soojuse ja mikriga. Ma ei tea, kuhu ma täpselt jäin, aga igatahes rool jäi vana, sest et see jäi ühte tükki. Isegi peegel jäi sama, kuigi see lendas minema. Siia tuleb see kate peale, siit on suht mugav nendele kaitsmetele ligi pääseda, sest et noh, neid ei lähe enam vaja nii palju, kui neid enne oli. Mis selle autoga siis kõike veel vaja teha on? Seest, noh, siit kõike natukene viisakamaks. Tagasein on ju ära värvida. Võib-olla värvib selle kaare ka ära, võib-olla mitte. Seda veel vaatab, aga see näeb üliäge välja. Tahaks mustaks teha, siis ta nagu matchiks hall ja must ja värki. Küljepeegleid on veel vaja, nii et kui kellelgi on hea hinnaga pakkuda eelistatavalt M3 oma, siis võite visata neid minu suunas, peaasi, et klaas katki ei läheks. No, tagaklaasid tuleb veel kinni panna. Need on mootorid läksid natuke katki, siin tuleb midagi veits leiutada. Siis flantse on vaja, et noh, väljad natuke välja poole istuks, muidu siin on wheel gap nii rets, vaata, stands boys. Tagaluuk tuleb ilma selle lipita, takteilita ja siin on praegult taara, pärast lähme taarat viima, saab jäätist osta. Kõik uneti tööd? Jah. See tuleb ilma selle lipita, siis tahaks siia spoilerit, mingit natuke suuremat, ägedamat. Ja mul läks jälle meelest ära, kas oli veel midagi või mitte. Võib-olla teeme Gold Airi. Jaa, uue Gold Airi, täpselt, seda ta tood teha. Üks väike asi, vaata, M3-l on see kütuseluuk on vaata veits kaarega. Et on nagu istuks seal tiivaga, ma ei tea nüüd seda. Aga üldiselt on kere tegelikult suht heas korras, nagu natukene on roostet, natuke ei ole, natuke on ka, aga muidu on suht viisakas, eriti niimoodi peale vaadates, ära väga palju lähemale mine. Siis, aga noh, ütleme, et üldiselt on suht viisakas. Paneme siis korraks käima ka, et näidata, et see ikkagi töötab selles suhtes, et see ei ole lihtsalt ilu pärast ehitatud. Toru teeb ikka oma tööd. Kui me eelmist auto sisse lükkasime, siis sukk läks katki, see tuli ainult uus panna. Muidu töötab korralikult. Võrreldes, mis olukorras see auto vahepeal oli, siis ma imestan, et see mootor oma tööd teeb veel. Aga me tegelikult sõitnud ei ole. Aga üldiselt peaks kõik korras olema. Muidu kapoti alt siiani on kõik suht sama. Ja ma ei tea. Varsti peaks valmis saama, laitse võistlusteks peaks kohal olema. Ma ei tea, kas enne võiks mõne trenni ka jõuda, ma ei tea, kas... Avalaks võib-olla. Ma ei tea, kas avalaksule jõuab või mitte. Ma veits kardan, et mitte. Aga muidu on päris hea. Ütleme nii, et on potentsiaali sellel autol veel rajal asja saada. Tegelikult mina juba nimetan seda ikkagi uueks autoks, nii et see on tegelikult täiesti uus auto. Siin on ikkagi
kõik on ikkagi suht teistmoodi. Siin on lihtsalt mõned asjad vana auto pealt. Aga jah, saite oma kaua oodatud update'i, et me ei ole niisama istunud. Me oleme ikkagi raskelt laeva näinud siin. Paras porno oli seal väikses garaažis. Me ei hakka garaaži seest näitamagi, see on ikka väga segamini praegu, et seal on juhtmeid ja tööriistu ja kõike on igal pool laiali, et väga palju haigades, kus et suht nuss oli seal garaažis seda kuradi mootorit siia sisse saada. Ja. Aga sai tehtud? Ja, nii et update on tehtud, jääge siis ootama, kuni valmis saab. Stanget ja peeglit võite mulle visata. No kui keegi väga tahab, siis ma võin M3 karbi katted ka võtta, et seda lukki säilitada. Sest see on põhimõtteliselt ainuke asi, mis praegult ei ole. Nii et nüüd mul on hea meel, et ma ostsin selle M3 nina ja jah, et see nagu matchib kuidagi oma vahel. Kas see, jah. Et suur tänu kõikidele, kes siis toetasid. Suur tänu kindlasti Car Verticalile, kes aitas ka selle ehitusega ja mis sa vehkis vahel? Kaamera näitab, et kuumeneb üle kohe varsti. Igatahes kaamera läheb kohe kuumaks, nii et like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord siis.